Kui sulle meeldib joonistada, maalida ja uusi asju välja mõelda, siis on ilmselt see klass siin su lemmik. Kui matemaatikaklassis, füüsikklassis või keemiaklassis sulle antakse ette valemid, sa pead tegutsema nende järgi, siis siin sa saad reaalselt välja mõelda ükskõik, mida sa tahad. Oma esimesel tunnil ma tulin just siia klassi ja see oli joonistamistund. Ma istusin klassi kuhugi maha, ma ei teadnud mitte kedagi. Õpetaja andis meile tunnitöö. Ma tegin selle ära, kuna ma hästi kiire joonistas, ma lõpetasin teistest varem. Ja ma hakkasin klassis ringi käima, vaatama teiste pilte ja ma ei leidnud mitte ühtegi sarnast tööd. Kõik olid täiesti erinev, kõigil oli erinev stiil, erinevad värvid, erinev tehnika ja nii edasi. Ja ma poleks suutnud leida sealt oma lemmiktööd, sest et kõik need olid nii kiftid. Ma olen tohutult õnnelik, ma saan käia selliste inimestega, nii andekate inimestega ühes koolis. Tere, minu nimi on Angelina. Ma olen Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilasesinduse president ja samas ka 12. klassi õpilane. Täna ma räägin teile meie kõige müstilisemast kohast meie koolis, ehk siis bändiruumist. Minu arust see on kõige müstilisem koht, sellepärast, et kui keegi ütleb bändiruum, keegi ei tea, kus see isegi asub. Pärast, kui sa hakkad otsima ja sa tead, et see on otseses mõttes keldris, sa mõtled, okei, no see peab nägema ju suht suur ja selline võimas välja. Tegelikult see on kõige hubasem ja kõige minu arust väiksem klass meie koolis. Näiteks minu jaoks see on kõige armsam klass sellepärast, et siin projektipäevadel me mõtlesime minu klassiõega minu esimese laulu välja, mida me siin salvestasime ja tegime muusikat siin ja me istusime siin kella 7 õhtul kella 8 ja tuligi meie esimene duett minu klassiõega välja. Suurem osa oma gümnaasiumi ajast vedame me klassiruumis, aga mingi osa vedame ka koridorides ja see siin on meie gümnaasiumi koridor või meie gümnaasiumi siis korrus. Ja kuigi enne oli siin niimoodi, et väiksemad klassid käisid ka siin, käisid nagu siit läbi, läksid kunstiklassi või toimusid siin tunnid. Nüüd see on muudetud täielikult gümnaasiumi korruseks, et ainult gümnaasiumi õpilased võivad siin käia. Siin korrusel on siis meie peamised tunnid nagu eesti keel, matemaatika, füüsika. Peale selle toimuvad siin ka meie valikained, nagu näiteks fotograafia ja video, majandus ja ettevõtlus, joonestamine, arvutigraafika, läbirääkimised ja palju muud. Vahetunde me vedame ka siin, mis on meil tavaliselt 10–15 minutit ja siis üks suur vahetund, mis on 35 minutit. Ja siis siin me saame puhata, laiselda, isegi magada siin diivanite peal, me saame siin õppida mõnusalt, kokku saada teiste õpilastega ja meil koguni on siin isegi pingsilaud, kus saab siis mängida. Peale selle on meil siin ka siis õpilaste tööd ja meil vahepeal on ka siin mõned näitused. Et tööd on tavaliselt siis kõikidest näiteks joonistamise või maalimise tundidest, mida me siis pärast paneme siia seintele. Või siis näiteks kui on projektipäevad ja seal on mingi joonistamisega või mingi näituse tegemisega mingi projekt, siis neid me paneme ka tavaliselt siia ülesse.